Teise teemaga ja hakkame rääkima jalgratastest ja jalgratturitest, kes ei suuda ka talvel jalgrattaga sõitmisest loobuda. Loomulikult on see 2 korda ohtlikum kui suvel, seetõttu tuleb äärmiselt tähelepanelikult sõita. Ja on olemas ka jalgratastele turvakummid või naelkummid ja me käisime testimas, kas naelkummid siis aitavad jalgratturil tõepoolest turvalisemalt liigelda. Nagu näha, tali taeva ei jäänud ja inimesed, kes tavatsevad jalgrattaga liigelda, on keerulise valiku ees, kas saata oma sõiduriist talvepuhkusele või seadistada see talvisele sõidurežiimile. Rene Vilbre, suur rattafänn, kes sõidab aastaga umbes 2000 kilomeetrit ja on oma jalgrattal üle elanud 2 kokkupõrget autodega, otsustas sel talvel rattasõidu mõnudest mitte loobuda ja selleks tuleb tal nüüd oma sõiduriistale talvekummid alla panna. Otsustasid täna talvekummid alla panna. Mis lootusi sa nendele paned? Tead, vaata, ratturi positsioon Tallinnas on jõle nigel, et sa oled autoteel, oled autojuhi vaenlane ja sõiduteel sa oled jalakäija vaenlane. Et lihtsalt, kui ma eelmise aasta aprillis võtsin ratta välja ja veel jää oli maas, nii kui ma ta välja võtsin, nii ma kohe külili käisin ja peegel küljest lendas ja ma vaatasin, et läks juba libedaks see aasta. Esimesed 2 päeva olid juba jää maas ja siis ma ukerdasin 10 minutit meil 25 minutit sõita tööle ja sellel kaalutlusel, et äkki peab paremini, proovib. Aga muidu talvel oled sõitnud olema? Ei ole, nii kui ikka läheb selline pime jää läheb maha, siis ma ikka tavaliselt olen ratta ära pannud, aga nüüd ma loodan, et äkki sellist 30 kraadist külma ei tule, et äkki ma saan sõita nii tubli jaanuarini äkki. Velospetsialist Andres Kuiv pakub Renele välja 3 eri talvekummi, hinnavahemikus 540 kuni 1300 krooni tükist. Pealmine on niisugune tasase sõidustiili harrastajale. Siin on 2 rida naelu, mõlemad jäävad natukene külje peale, sellepärast, et kui see nael oleks nüüd keskel asfaldi peal, muutub ta pisut libedamaks. Ja samas keeramise peal peab see nael ikkagi oma töö tegema. Et see on niisugune kõige rahulikum variant nendest. Ja kui rehvi rõhk on õige, siis keskkoha ka rehv veereb ja nael ei puutu üldse asfalti. A millal ta siis mängu tuleb? Mängu tuleb siis, kui just pööramise peal või on konarused, et see külje osa, mis tavaliselt kipub alt ära libisema, see hakkab tööle. See on nüüd natuke rohkem on siin naelu, aga ta ikka tundub siuke tänavasõidukumm või? Jah, ta on nüüd vähe tõsisemale ja aktiivsemale sõitjale, kus on siis nii-öelda 4 rida naelu juba sees. Muster on pisut väiksem ja samas kannatab ta vähe suuremat libedust. Et külje peale mõlemale poole jääb siis 2 rida naelu. Et siin saab igaüks oma valiku ise teha oma sõidustiili järgi. Palju siuke kumm üldse pori pritsib üles? Pori nad pritsivad ikka vähem või rohkem üles, sellepärast, et kui talvel ilm on niisugune vesine ja märg, siis teame ise, mida see tähendab. Võtame siis viimase ka. See oleks nagu krossi rajalt pärit. See rehv ongi suunatud rohkem niisugusele aktiivsele harrastajale, kes ei ole just tänavasõidu peale väljas, vaid näiteks talvistel metsaradadel, mis võivad ka olla küllalt hästi jääs ja siin on juba see üle 300 naela sees. Päris tükk tegemist, et selle rehvi lõplik ressurss kätte saada hea pidamisega. Mis see lõplik ressurss tähendab? See lõplik ressurss tähendab seda, et kukkuda. Velospets näitab meile ka läbilõiget ühest tõelisest torkekindlast imetalverehvist, millega kannataks sõita kas või naelte peal. Mehaanik meenutab aga, et kõige üllatavam, mida ta katkisest kummist kätte leidis, oli naisterahva kõrvarõngas. See on kõige üllatavam asi peale kõrvarõngast, mis on välja tulnud. No 15-sendine nael oli tõesti ikka natuke üllatav. Ulatus see siis juba läbi välja ka? Ei, läbi välja ei ulatunud, aga ikka saan siis sikutada väliskummist välja. Kas te talvel ise ka sõidate? Jah. Mitu korda talve jooksul käppuli käib? Ei kordagi. Vahepeal on Rene Vilbre uhke ratas talvekummid alla saanud ja asume nüüd tulemust talvetingimustes katsetama. No nii, nüüd on siis see tõeline testiosa, kus me testime ekstreemsetes ilmastikutingimustes jalgratta naelkummi ja sellist jalgratast, mis on suviste rehvidega. Selle me ärandasime Anu Välba käest, millega sõideti ainult suvel päiksepaistele silmaga. Aga Rene kavatseb endamaga teatavasti sõita ka talvel lumetormis. Täna on meil lumetorm, siin on meil jää. Siin me teeme 3 testi. Teeme sellise sõidutunnetuse testi, kus Vilbre võrdleb siis
anuratast ja enda ratast. Siis me teeme pidurdusmaa testi, kus me vaatame, kas suverehvidega üldse on võimalik pidurdada ja siis me teeme kiirendustesti, vaatame, kas kohalt saab minema, kui näiteks mõni auto tagant liiga ruttu läheneb. Siuke plaan. Alustuseks siis tunnetuse test. Vaata nüüd, kuidas anurattaga üks ilmaga sõita on. Suve kummide kohta. Pole paha. Mis sa arvad, kaua sa süükse sõidustiiliga tööle sõidaksid siit? No mingisugune 40 minutit umbes tõenäoliselt sellise ilma ja sellise jääga. No ütleme, sõitma juba saab, veerema saab, siis veereb küll, aga paigalt ära ja paigale juba on kahtlane. Ja ega ei ole väga sellist tunnet, et tas kindlus oleks. No ikka nagu lehm libedal jääl. Nii, nüüd sinu enda variant siis, kus on talvekummid ja rehvid ja naastrehvid ja möll ja värk. Proovi siis seda sama trajektoori peal. Silmnähtavalt parem haare on, eks ole. Ja pidurdas ja. No nii, on vahet tunda? No vahe on umbes 100-kordne. Milles see vahe seisneb siis? Kindlus on. Sul on sellised püsti, ei kuku ümber, pidurdab, läheb ära, kiirendab. Tegelikult ma sõidan nüüd üldse esimest korda enda kummidega nüüd sellise jää ja lumega. Ja tegelikult, ega nüüd suurt vahet asfaldiga ei ole. Ma saan aru küll, et pidurdusteekond peaks olema tsipa pikem, aga praegu ma proovisin, ma jäin ikka enam-vähem sulle nina ees seisma. Aga seda tunnet ei ole, et liiga julgeks läheb ja võib mõne lossitada? On, tegelikult on. Ma peangi tegelikult õppima sõitma ajal kummidega, ega mul ei ole kogemust. Esimest kord elus on all ja ega ma ei tea tegelikult, kuidas ta tegelikult käidud on võib. Aga tunde järgi, kui on tagumiku all nüüd see ilma naelata ja naelaga, siis tõesti vahe on ka metsikult suur. Nii, pidurdusmaa test on järgmiseks. No ma tean, et saaksite umbes siit pidurdama, siin läheb jälg jämedamaks. Ja saideks sulle enne joont pidama. Täpselt joone peal, nagu kirjas oli. Nüüd siis, siin on näha, kus kiilas jää peal läheb kergelt plokki. Ja pidurdusmaaks saime 3,90. Katsu jooneks pidama saada. No nii. No võta siit see maa, mis on ja siis... 2, 3, 4, 5 meetrit. Siiani oli nüüd 5, kus üldse pidamist ei tekkinud. Nüüd pidamine tekkis siin tänu väiksele lumele, laseme seal šiibi mööda. Sõidab must üle. Nii, ja siis tuleb 1, 2, 3, 4, 5. No kokku oli pidurdusmaad 10 meetrit, sellest 5 meetrit oli juba põhimõtteliselt üle ristmiku joone, nii et sa jäid auto alla selle ära. No on surnud tunne küll. Üks asi on veel, teinekord auto tagant läheneb ja rattur mökutab, siis on vaja kohalt ära minna. Proovime nüüd siis seda sama ala siit startides, vaatame millal tekib tunne, et on kiirus käes, aga siis sa hüüa ise, kui sul kiirus käes on. Nii, see on nüüd siis kiirenduse test. Võtan siis, jah? Jah. No nüüd läks. Nüüd läks, jah. No tegelikult ei läinud. Nüüd, ei tea, nüüd läks. No ega see kauaks sul ei jää, võib jälle ära kaduda. Silma järgi on ikkagi kõva 10 meetrit. Ikkagi rohkem. No põhimõtteliselt ei saanud kiirendus sisse eriti. Nägime siis, et kiirenduseks see suvekumm ei kõlba. Talvekumm. Hüüata siis, kui on tunne käes, võib-olla on kohe. No ongi juba veab, Ongi kohe. No põhimõtteliselt juba veab. See veab kohe esimesest hetkest. No siin see vahe oli. Suvekummiga talvel jalgrattaga sõitmine on eluohtlik. Järeldame me sellest testist ja kes vähegi raatsib ja tahab ilmtingimata talvel jalgrattaga sõita, pangu talvekummid alla. No näed, saab pidama, ei tõmba külge ette. Ja põhimõtteliselt on kohe käes, nii et ma lähen nüüd siis tööle. Tšau.